täna siin laulsime juba Jumala suurusest ja juttu oli ka rikastest ja vaestest ja põhimõtteliselt see mõte on nagu ka minu selles tänases sõnumis sees ja sellepärast aidaku Jumal, et suudaksin seda edasi anda, mida täna on just tarvis. Vaata, üks asi on, mille eest Jeesus hoiatab ja ütleb sedasi, et eksitused tulevad suured. Vaata, suured asjad inimesi köidavad. Vaata, see on selline, inimesed kummardavad rikaste ees, üldse suured asjad, mis siin selles maailmas on, need tõmbavad nagu tähelepanu ja nii nagu jüngridki, kui nad tulevad templist välja, vaatavad neid suuri hooneid, on vaimustuses nendest asjadest ja sellepärast on see nii, et meie Jumal on suur. Aga vaata, see Jumala suurus on, kuidas ütelda, et see on, teatud mõttes on see peidus. Seda näevad need inimesed, kes armastavad Jumalat ja kes oskavad seda näha, kes loodus ja teistes inimestes ja see on nagu omaette teema. Aga vaenlane püüab teatud asjad väga suureks teha. Ta püüab suureks teha igasugused, ütleme, need hirmud ja värgid, mis on, et inimesed samamoodi oleksid nagu selle hirmu ees kuidagi kartuses ja krambis. Ja sellepärast täna näete, on selline sõnum, et need suured asjad on teatud mõttes nagu ohuks meile. Ja püüan nüüd neid mõtteid jagada. Aga see on selle, kuidas ütelda, selle maailma mõtteviis. Võtan siin näiteks 1. Korintuse 1 ja esimene peatükk samuti, siis 1. Korintuse 1 ja 27-28 salm, loen siit mõned need mõtted. Need on niimoodi, et osad mõtted on, mis on selles maailmas, kuidas siin on öeldud sedasi siis. Jumal on valinud maailma meelest narrid, et häbistada tarku, Jumal on valinud maailma meelest nõrgad, et häbistada tugevaid. On, saate aru, üks maailma meelsus, maailma meelest. See võib olla nagu kulunud salm, see Rooma 12. peatüki alguses, et muutuge meele uuendamise teel. Aga ma täna tegelikult päriselt sooviksin, et see oleks nõnda. Et see ei oleks lihtsalt selline nagu ütlemine asi ja et mitte midagi nagu ei toimuks selle alusel, vaid et me tõesti täna, kui veel sõna kuuleme, et me võtaksime seda vastu nii, et see muudaks meie mõtlemist. Ja 28 loen ka. Jumal on valinud need, kes on maailma meelest alamast soost, halvaks pandud, need, kes midagi ei ole, et teha tühiseks need, kes midagi on. Nii et Jumal on põhimõtteliselt siin hoopis teistmoodi mõtlemas, kuidas see maailm on siin mõtlemas siin selles meie ümber. Rikkused ja asjad, need tõmbavad inimesi. Eesti riiki on ka, et 5 rikkama hulka ja need suured riigid, kes tahavad siin üle kõige olla, teatavad välja, et esimeseks ja suuremaks ja kõik, need asjad on täiesti olemas. See köidab tegelikult inimesi. Ütleme, et see on selline, ütleme, ma ei tea, kui tuul liiga puhub, siis tehke midagi, ma ei vitsi kantses käia, saate aru, vaadake see ringi siin. Ja sest, et osad on natuke juba hädas siin. Ja sellepärast on nii, et need suured asjad põhimõtteliselt on sellised, mis köidavad ja tõmbavad. Ja sellepärast on see nii, et saatan püüab ikka, ta ütleb, et kummarda põhimõtteliselt mu ees, annan sulle kõik need rikkused ja kõik need asjad. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et aidaku meid Jumal, et me ei läheks suurte asjade tegelikult ohvriks ja seda vaimulikus mõttes ka. Sellepärast, et vaata, vaimulikus maailmas on ka igatsus teha vahest suuri asju. Teeme suured konverentsid, teeme suured koosolekud, teeme suured kui me need ise teeme sellepärast, et lihtsalt see asi oleks kuidagi suur, et upitame nagu kõik nagu selleks kokku, kasutame kõik nipid ära, teeme nagu selle jaoks. Ja sellepärast on niimoodi, et Mattiuse 24 on tõsine hoiatus, nagu issanda poolt on see, et Jumala rahvast eksitatakse nii. Tõuseb vale messiaid, vale prohveteid, nad pakuvad suuri tunnustähti, imesid, et kui võimalik eksitada ka valituid. Ja sellepärast on nii, et meid muuga ei tõmba. Ilusate suurte justkui Jumala asjadega. Ja siis on see 1. Thessalonika või 2. Thessalonika, kohe ütlen, teen ka selle kirja lahti. Seal on samamoodi, kuidas issand ise tegelikult saadab nagu selle suure eksituse. Loeme selle hoiatuse ka. Ja see on siiski 2. Thessalonika 2. peatüki ka, ja kus salmist võtan, ja 8. salmist. Alles siis ilmub seaduse vastane, kelle Jeesus ise siis hukkab oma suuhingusega, kelle ta kõrvaldab oma avalikuks saamisega, kui ta tuleb. Seaduse vastase tulemine sünnib saatana mõjul, igasuguste vägevate tegude ja tunnustähtede ja valeimedega, igasuguse ülekohtu pettusega neile, kes hukkuvad, sellepärast, et nad ei võtnud vastu tõe armastust, et nad oleksid pääsenud.
ja see pärast saadabki Jumal neile eksitava jõu, et nad hakkaksid uskuma valet. Ja nii nad saavad kohtualuseks, siis saavad kõik, kes ei ole uskunud tõde, vaid kellele on meeldinud ülekohus. Väga raske tegelikult lugeda niisugust asja. Et Jumal ise põhimõtteliselt on nagu selles asjas ka täiesti nagu sees, ka selles, võiks ütelda nagu selles eksituse, nagu selles suurendamises. Aga teate, mis meid ainult päästab? Tunde Jeesust. Ja vaata, siis me ei eksi. Ja vaata, siis need suured asjad, mis iganes on, need absoluutselt ei köida, need ei tõmba ja sellepärast ja kallid, ma ütlen, et Jumala rahvana julgustan teid selle koha pealt, ükstapuha, mis sünnib suuremaid või väiksemaid asju, alati tasub küsida, kas peab sinna minema või ei pea. Sellepärast, et vaata, kui sa ei küsi ja käid ringi, siis sa võid käia igas paigas ja ei tea, millest nakatatud saada. Aga kui sa küsid, siis sinu issand on alati tegelikult valmis ütlema ja hoiatama ja vahest on see niimoodi, kuidas ütelda, et see nagu erinevates kategooriates ka, me ei saa üksteise järgi isegi joonduda. Jeesuse vennad ütlevad, kui lähme Jeruusalemma. Jeesus ütleb, aga minu aeg veel ei ole, mina ei lähe. Hiljem ta läheb salajale, ta läheb sinna. Ja sellepärast on see nii, et me ei saa ka nagu, et ütleme, me sageli oleme siuksed, et vaata, mõde vend läheb, et jookseme ka. Ka see ei ole üldse see asi. Sina ise pead küsima, mida sina tegema pead. Ja sul peab olema julgustama õele vennal ütelda ka, et aga mina sinna ei lähe ja mina seda asja ei tee, sest et minu selgus on see. Ja sellepärast, kallid, me oleme Jumala lapsed, keda juhib tegelikult Jumala vaim ja sellepärast Jumal isiklikult tegeleb väga ka just meie igaühega. Nii et need eksitused ja asjad on siin selles maailmas. No rikkuse koha pealt ütlen ka lühidalt nagu sellise asja, et vaata, eks see on väga suur tegelikult meelitus. Nii kui tahtsin siin juba ütelda sedasi, et just on endal kuidagi meelde jäänud sedasi, et ka väga vaesed inimesed, nii kui täna laulsime, ütleme, et valisid ikka neid kõige rikkamaid erakondi ka siin Eestis, sest et nende plakatitel olid nullid taga. Nad rääkisid, palgatõstmised ja nullid olid joonistatud üksed ümmarust. Nullid inimestele väga meeldivad. Aga mulle teeb alati nalja, et nad nullid saavad ka, ega sinna ette midagi ei panda. Tead, aga ütleme, et nad pakuvad neid nulle ja niimoodi nad saavad hunnikus ka neid. Aga nad lähevad ja valivad nad. Ja siis, kui me oma kristlikuga olime seal kõrval, aga meie pakkusime Jumala õnnistust, aga vaata sellel õõl on see kriips seal peal, juba see nagu tead, ei, me tahame ainult puhast nulli saada. Tead, ja sellepärast, et õõtähega ei taha. Ja sellepärast, kallid, see on nii kummaline vaadata ja seda tegid kõige vaesemad inimesed, isegi sõbrad maailmast. Võiks ütelda, kes ei olnud üldse päästetud. Valisid kristlikku parteid, naersid kõveras vahest seda, et toimub, mida sina räägid ja kuidas sina teed. Ja olid õnnelikud nagu selle üle ja täitsa, ütleme, siiralt. Ja sest, et töötasime koos ja nende suhtumine oli selline. Aga Jumala rahva keskel oli saatan saanud tegelikult petta teatud tühiste lubadustega, mida koier roste rikub ja niikuinii ära närib ja millest ühegi järgi ei jää. Ja sellepärast niimoodi me näeme seda. Vaata, kuidas inflatsioon siin praegusel hetkel ka võiks ütelda. No tänane, ütleme, võiks ütelda, Jumala kotta tuleb ka kallim, sest kütusehind on tõstetud vahepeal, eks. Mõni nädal tagasi sai natukese odavamalt, eks. Aga see kõik tegelikult on niimoodi, aga su rahakotis ju palju muutust ei olnud. Lihtsalt praegusel hetkel võetakse nagu kallimalt. Ja me elame siin sellises maailmas, kus need, ütleme, need õnnistused võivad ära sulada me käest niimoodi. Aga need õnnistused, mida Jumal meile tegelikult anda tahab, need ei sula ära. Isak külvab siis, kui tegelikult oli täiesti selline, kuidas ütelda, ikaldusaeg, kuidas see esimese Moosese 26 on seal öeldud. Ta külvab ja ta saab 100-kordselt. Ma teen lahti lihtsalt, et ei ütleks väga valesti selle koha pealt, mis aeg seal oli. Aga maal oli nälg, 26.1 ütleb sedasi, pärast seda eelmist nälga, mis oli Abrahami päevil olnud. Vaatake, olid need näljad, tegelikult olid ka selliste usuisade päevil. Ja siis 12 salm ütleb, ja isak külvas seal maal ja sel aastal siis sai seal 100-kordselt, sest issand õnnistas teda. Ja sellepärast nii ta on. Ja tema läks rikkaks ja üha rikkamaks. Aga raamat, ei ole aega sellega tegelda, aga ma usun, et me mõistame sedasi, et kui issand on keskel kohal, siis on õnnistused, kui issandal laseme keskelt ära minna, tegeleme muude asjadega, kui me keskendume nendele rikkustele asjadele, siis me tegelikult jääme jälle vaeseks. Ja sellepärast nii see on, et ja praegu teate, ütlen ühe niisuguse sõna, praegu on väga palju tegelikult on asju põlemas. Must põlevad lihtsalt kuumuse pärast Euroopas seal, eks tuled lahti, ütleme lihtsalt metsatulekahjud ja inimeste hooned hävivad. Must põlevad praegu sõja tõttu, lastakse üksteisele siin erinevad pooled ja kuhu lastakse ikkagi, need on tulirelvad, need pistavad põlema. Praegu on nagu, ma palju ei jälgi praegusel hetkel, et mis seal täpselt tehakse või kuidas on, aga
ma näen sedasi, et väga palju selliseid just niisuguseid kaubandusettevõtteid ja asju, nende ladusid põletatakse, no ma ei tea, kas seal on sõjaasju sees või mis põhjused, aga väga palju on just sellised, et kus rikaste tegelikult laod ja varandused praegusel hetkel hävivad. Ammuse raamatust võime lugeda sedasi, kuidas tuli pannakse paleedesse, kuidas süüdatakse kõike, Jumal saadab seda tuld ja sellepärast ja kallid, ma ütlen, et ma usun sedasi, et Jumal teab väga täpselt, kuhu see tuli otsa praegusel hetkel läheb. Rikkad praegu nutavad. Me praegu seda lugesime siin, täitsa teadlikult lugesin seda Luuka 6. peatükki, kus issand ütles, et häda teile rikkaile, sest teil on lohutus juba käes, te olete, kes nüüd olete täis söönud, näete nälga ja sellepärast on see nii, et tulevad need nutud ja leinad tulevad nendele ka kätte ja sellepärast kindlasti on need, kes praegusel hetkel kaotavad kohutavalt palju ja vastel, kellel midagi ei olnud, mitte mingeid kaotusi. Mitte mingit kaotusi ei ole, mitte midagi teistmoodi ei ole, võiks ütelda, lihtsalt oled jalad ja Jumal õnnistab, aga siin on praegu see lugu, need asjad. No ei jõua nähtavasti lugeda, aga soovitan, ma lasen üle ridade tegelikult need mõtted. Sest et selle sõnumi juurde sain nagu selle ilmutuse raamatu 18. peatüki, see on nägemus Paabeli langemisest. Teate, ilmutuse raamatu sõnad, ma ei tea, natuke veel hirmutan teid täna, palvel juba ajasin, eks, aga nüüd on nii, et ma loen ilmutuse täitsa lõpust, 18 salm sealt jutan. Mina tunnistan kõikidele, kes kuulevad selle raamatu ennustussõnu. Kui keegi neile midagi juurde paneb, siis paneb Jumal tema peale need nuhtlused, mis sellesse raamatusse on kirjutatud. Ja neid ei ole vähe. Meid nagu häirivad kausid ja igasugused asjad ja karikad ja kõik, mis seal on, eks, oi. Ja, aga siin on nõnda öeldud. Ja sellepärast on nii, et ja kui midagi ära võtad sealt, ei tohi kumbagi teha. Aga nüüd tähelepanu korraks sellele 18. peatükile. Siin on võimas hääl, mis tegelikult taevast tuleb, eks. Teine salm hüüdis võimsa häälega, langenud on suur Paabel. Ta on saanud kurjade vaimude eluasemeks, kõigi rüvedate vaimude varjupaigaks. Ja sellepärast on kallid niimoodi, et me näeme siin selles maailmas, sõjad ja asjad käivad, aga mingid homoparaadid ja värgid ja rüvedused on need, nagu need varjupaigad sellel hetkel, just sellel ajal. Need lapsed, kes tulid Ukrainast, ütleme juba 5 aastat tagasi, ütlesid, et see nii vikerkaareks läks see elu seal. Juba, kes oli, otseselt oli meie naaber, ütles, et siukseks vikerkaare värgiks läks lahti, et need pisikesed teismelised võiks ütelda, nad ei saanud aru, et miks nendel seda vaja on. Aga sellel rüvedel on vaja. Ja sellepärast, ja langenud Paabel tegutseb just nii. See on kurjade vaimude ja rüvedate vaimude varjupaik. No nii, ja siis on 3. salm, sest tema hooruse raevuveinast on joonud kõik paganad, temaga on ooranud kõik maailma kuningad, ilmamaa kaupmehed on rikastunud tema toretsemisest. Ja siis on öeldud meile kui Jumala rahvale, jälle see hääl taevast hüüab, tulge temast välja, mu rahvas, et ei saaks tema pattude osaliseks, et ei kannaks midagi tema nuhtlustest, et me ei oleks selles olukorras. Ja Jumalale on meelde tulnud need ülekohtused teod ja siis on makske kätte 2 võrra nende tegude järgi ja 7. salm, nii palju, kui ta on iseennast ülistanud ja toretsenud, nii sama palju andke talle leina ja piina. Tuleb tahtmine nagu väga ennast tõsta, kui siin me näeme sedasi, et sõna ütleb, et topelt tuleb hoopis teistpidi tagasi. Ja seepärast tulevad ühel päeval talle nuhtlused, surm ja lein ja nälg, see on 8. salm, ja ta põletatakse ära tulega, nagu ma just ütlesin sedasi, et praegusel hetkel on väga palju tegelikult, kus tuli on samamoodi ka hävitamas, sest võimas on issand Jumal, kes on mõistnud kohut tema üle. Ja siis need asjad käivad ju tegelikult väga äkki, siin 10. salm lõpupoolt, eks. Häda, suur linn, Paabel, võimas linn, 1 ainsa tunniga on tulnud su kohtumõistmine. Ja ilmamaa kaupmehed nutavad ja leinavad tema pärast, sest keegi ei osta enam kunagi nende kaupa. Ütleme, et ja siis on seda kaupade loetelu ei hakka lugema. Vaata, lugu on selles. Teate, üks tähelepanek, mis ma tänaseks nagu sain veel. Kes sorgib vahel ostmisel ja müümisel? Metsaline. Metsaline sorgib ostmisel, müümisel vahel. Õpetuse sõnades on öeldud, et müüja pea peale tulevad õnnistused. Need, kes on, ei hoia endale. Ütleme, et teenijad ja värgid, millest ma täna nähtavasti jõuan veel rääkida. Aga üldiselt on nii. Aga me näeme praegusel hetkel, mis siin selles maailmas toimub. Toimub see metsalise tegevus.
tollid, takistused, sanktsioonid, ütleme, terve see komplekt nagu täitsa nagu töötab ja see ei ole mitte Jumala käest pärit. Kui me lugesime seda Luuka evangeeliumi seda 6. peatükis, kuidas Jeesus ütles, et andke ja ärge oodake tagasi ja kui võtab 6 särk ka, tead, ja kõik, ütleme, täiesti teine. Meie issand on selline ja sellepärast ma täna uuendan su meelt, et kui sa näed nagu seda, neid mooduseid, siis see on metsalise käekiri, mis siin selles maailmas praegusel hetkel toimib. Ja sellepärast ära sina ka muretse, küll Jumal meie eest hoolitseb, sest me oleme tema armsad lapsed, aga et me tunneksime nagu selle ära, ma täna olen nagu selle sooviga, me tunneksime ära, et millises maailmas me elame. Meile vahest nagu tundub õige sedasi, et niimoodi käitutakse, niimoodi kedagi karistatakse, niimoodi kellele makstakse kätte. Kui silmad lähevad lahti, et näed, et kes siin selle taga on, kes seda asja oskab niimoodi korraldada. Ja sellepärast on nii, et need algsed asjad on juba siin selles maailmas nagu täitsa näha. Ja sellepärast on nii, et me näeme seda, kuidas kaupmeeste rikkused praegusel hetkel hävivad. Vahepeal olid need suured kruiisilaevad juba osad viidi täitsa vana rauda ära. Me näeme, et need üli sellised populaarsed puhkamise kohad, osad on juba, ütleme, kaotanud väga palju, lihtsalt, ütleme, need sõjaolukorrad, asjad, mis iganes põhjustel, lihtsalt ongi suur muutus. Rikkad närtsivad lihtsalt praegusel hetkel oma teedel. Ütleme, Jakobuse kirja 1. peatükist ja seal 2. peatükis on ka, need tuleb ka täna lugeda. 1.11 loen ka ära, kuidas on öeldud sedasi. Sest päike tõuseb lõõsaga ja kuivatab ära rohu ja õieke variseb maha ja ta kaunitus kaob. Nõnda närtsib ka rikas oma ettevõtmistes. Ja sellepärast on see nii, et praegu need rikkad, sest et vaata valdavalt, ütleme, et ka need endised sotsialismi maad, nad suutsid suhteliselt ära erastada. Ütleme, et enam ei ole selline riiklik värk, nagu nõukogude ajal oli, et kõik oli riigi omaded, eks. Nüüd ta on mingisuguste rikkurite käes. Ja siis ma vaatan sedasi vahest, et nagu see need nagu rikkad oma vahel, kes lasevad võib-olla oma samas valdkonnas, et kuule, et hävitame nagu seda, vahepeal mõnda kohta nagu ei hävitata. Mõned torud on kogu aeg terved, et kuidagi alati läheb mööda sealt. Ja teise kohta nagu alati läheb, sest see on rikaste vaheline võitlus. Nähtavasti, kes rohkem maksab, see siis saab veel natukese kauem oma asjakesi hoida. Ja sellepärast nii me näeme siin seda, aga issand ütleb, et kui päike tõuseb, siis on see tegelikult see närtsimine on käes. Ja nüüd koguduse koha pealt, näed, mu vennad, ärgu olgu siis, ühesõnaga meie usk selline vahet tegemisega, 2. peatükk algus ütleb. Ja mis see vahet tegemise mõtted siin on? Kui teie koguduse kogunemisel tuleb siis sisse kuldsõrmustega mees säravas rõivas ja ka vaene räpases riides. Ühele te siis ütlete, istu siia paremale kohale, aga sina seisa seal mu jalajärje ees ja istu või sinna maha, eks. Te olete mõttes teinud vahet ja saanud erapoolikuks kohtumõistjaks. No nii. Ja sellepärast kallid ja see tuletan meelde 6. salm ja see on teistes kohtades veel ka. Te olete häbistanud vaest, eks just rikkad rõhu teid, eks just nemad vea teid kohtusse, eks just nemad teota seda kaunist nime, mis on nimetatud teie üle ja sellepärast on nii, et need rikaste tegemised, mis on peidetud sageli, niisuguse hea tegemise kattevarju alla, ühest otsast tehakse heast ja teisest otsast tehakse palju kurja, aga ja sellepärast on see nii, et me täna lihtsalt, meil tuleb paljastada neid pimeduse viljatuid tegusid. Ja sellepärast vaata viljast tunneme, kus on sellist hävingut, kus on sellist, ütleme, surma ja laastamist, siis see ei ole Jumala plaanidest. Ja sellepärast uuendame täna tegelikult seda meelt Jumala sõna alusel. Ja päriselt, et me nagu paluksime, et kui me Jumala sõna lahti teeme, et me näeksime, et kuidas asjad päriselt on. Ja et me ei oleks kurja toetamas, et kui me läheme hääletamistel, et me ei toetaks kurja kallid. Ma tunnen alati nagu vastutust, kui lähed kuskile hääletamisele, mis asjad on. Nõukogude Liidu ajal esimene valimised, eks ma lihtsalt põletasin Keilas pliidi all ära oma esimesed sedelid, mis ma seal tegin. Sõjaväes panin kasti, seal oli nagu teine olukord. Ei teadnud, kellel või miks need paberid olid, aga igatahes siis ma panin kasti. Aga Keilas, kui ma läksin, ma vaatasin, et ei, ma ei tea, et ma seda kommunismi värki praegusel hetkel ei toeta, et ma igaks juhuks ei pane sinna kasti ka, et nendel on niikuinii 99,9 ja sellepärast, aga olgu mu pliidi all ka natuke. Ja sellepärast kallid, aga praegusel hetkel on täitsa teine olukord. Praegu on niimoodi, et on valikut ja vahest üldse ei ole valikut. Ja sellepärast on see nii ja arvesta sellega, et me teeme neid valikuid Jumala ees. Ja sellepärast jäta nagu see meelde, et see kõik, mida me tegelikult teeme, meie suhtumised, asjad, need lõppkokkuvõttes lähevad Jumala ette, mis on meie motiivid ja sellest, et Jumal
seda näeb. ja kui on Jumal meie motiivides üle kõige ja tema sõnaga nagu kokku minemine, ka vaenlase armastamine. vaata, kas väga lihtne test on ja peaaegu jääb valimata, võiks ütelda siin Eestimaal, kui sa ütled, et vaenlast peab armastama. See ongi kudu. Ei ole võimalust, sest et kõik taoksid mutta, eks, ja sellepärast, mina mõtlen kristlasena, ma ei saa teha kaasa sellepärast, et minu issand ütleb niimoodi, et kui on vaenlane, siis tuleb teda armastada ja õnnistada, talle süüa anda ja jaota teda ja kõike tuleb teha, sest mu issand on selline. Ja sellepärast, kallid, nii ta on, et julge nagu selliselt tegelikult elada ja suhtuda. Nii et see on tegelikult see uuendatud meelega elamine siin selles maailmas. Ja eks ta on, et see maailm elab tegelikult nende pimedate juhtimisel, nende pimedus on tegelikult on väga, väga suur ja need pimeduse viljatud teod ja värgid, ütleme, et on siin selles maailmas väga, väga tõsised tegelikult, mida me siin ümberringi näeme. Nii et need eksitused ja asjad, need, mida olen praegusel hetkel hoiatanud, need on vahest on need tohutult tegelikult on suured. Aga nüüd, et see jutt ei oleks nagu selline, et mida ma siin ise palju räägin, ma tahan jagada nüüd nagu neid Jumala sõna mõtteid, mida olen lugedes nagu saanud. Nüüd on see suuruse teema, võtame korraks selle ette, sellepärast, et see puudutab tegelikult Jumala rahvast samamoodi. Me kõik tahame tähtsad suured olla, me kõik tahame võita, lapsed jooksevad omavahel, kes tahab olla võitja, alati teine nutab, kui ei saanud võitu. Täitsa tüüpiline, nii me elame. Ja nüüd ühel päeval Jeesuse jüngrid, ma teen Mattiuse 18. peatüki lahti ja seal on selline lugu kõigepealt räägitud. Seal samal tunnil astusid Jeesuse jüngrid siis ta juurde ja küsisid, kes on küll suurim taevariigis. Mõeldakse juba nagu sellise tuleviku peale, taevariigi peale, ma ei tea, mida nad mõtlesid, kas nad otseselt taevariiki siia maa peale tulevad või variante on ju mitu, mis nende mõttes võis olla, aga Jeesus kindlasti vastas täiesti konkreetselt ikka taevariigi koha peal ja ta paneb ühe lapse nende keskele seisma ja ta ütleb, et kui te ei pöördu ja ei saa kui lapsed, te ei pääse taevariiki. Ja kindlasti ei olnud see üks jonniv laps, ja manipuleeriv oma jonniga, sest lapsed oskavad seda väga ruttu ka tegelikult tegema hakata. Võt, sellised ilusad armsad, nii kui nad siin praegu on. Ja Jeesus pani nende ette selle, ütles, et te peate saama selliseks siiraks, te peate pöörduma ja just selliseks. Ja vaata, ja laps on selline, kes sõltub vanematest, kes on tegelikult, normaalselt on kuulekas, ise hakkama ei saa ta tegelikult väga vajab vanemate sellist hoolitsust. Ütleme, et on alistunud sellises mõttes ja järgmine mõte ongi, Jeesus ütleb, et kes nüüd ise ennast alandab selle lapse taoliseks, see on suurim taevariigis. Ja alandumise moment tuleb teha. Ja kes võtab vastu selliseid lapsi, siis võtab vastu Jeesuse, võtab vastu minu. Nii et Jeesus õpetab nii 10. ja 14. salm, juhin ka veel tähelepanu. Vaadake ette, et te siis üht ainustki neist pisikestest ei põlgaks. Sest ma ütlen teile, nende inglid taevas näevad alati mu isa palet, kes on taevas. Need väikesed on tegelikult nii Jumala kaitse ja ole all. Ja 14 salm, et nõnda ei taha teie isa, kes on taevas, et ükski neist pisikestest hukkuks. Ja Jumala suhtumine on nendesse pisikestesse just sellisel moel. Nüüd erinevad evangeeliumid, Markus natukese räägib teistmoodi. Markus evangeeliumis on seal üks selline lugu, et tee peal midagi räägiti. Mida te rääkisite, kui te sõitsite? Mida te nagu koosoleku siin omavahel rääkisite, teadeks. Vaata, issand paneb kõik seda tähele. Meie vahest mõtleme, et see on niisugune, et praegu võib. Aga me näeme, et ma teen selle Markus 9 lahti, eks. Ja nüüd on selline moment, et Jeesus paljastab ühe sellise hetke, ta küsib nende käest sedasi, et kui nad tulid siis Kapernauma ja tulid koju, jõudsid, küsis Jeesus neilt, mille üle te tee peal arutlesite. Kallid, see on nii, nüüd tehakse mõlemalt poolt korraga, te olete nii sünkroonis avamas. Ja siin on vaja, ja nüüd läks seal kinni, seal võib lahti olla. Ja nüüd on nii, et see Jeesus küsis, kui nad koju jõudsid. Oota küsimust, kui sa koju jõuad. Päris, kus sa oled niisuguses rahulikus olukorras juba. Kui sa siin veel lähed, jutustad kellegiga, vahet ei ole. Ja võib-olla, kui sa jõuad päris koju, kus sul on vaikne hetk, mina sageli küsin hoopis esmaspäeva hommikul, kui olen päris koju jõudnud, pühapäevasest päevast ka, et jumal, mis ma tegin.
kas ma pingutasin kuskil üle, mis nagu tegelikult oli, et nagu lihtsalt küsin issanda käest, sest vahest tuleb muremõtteid, vahest vaenlane kiusab ka, et kuule, et liiga karm olid ja siis vajad issanda käest seda kinnitust, et kuidas nende asjadega on. Aga näed, Jeesus ise siin küsib, et aga mille üle te arutlesid? Nad jäid vait, sest nad olid arutanud omavahel, et kes on suurim. Nad ei tahtnud nagu seda isegi ütelda nende issandale välja. No Mattius ütles, et nad tulid kohe küsisid seda taevariigi koha pealt. Kuidagi pühamalt küsisid, eks. Aga Jeesus istus maha, kutsus need 12 ja ütles neile, kui keegi tahab olla esimene, olgu ta viimane ja kõikide teenija. Kallid, kui keegi tahab olla esimene, kui Eesti tahab olla esimene, siis olgu ta viimane ja kõikide teenija. Ja meil ei ole vaja edetabelis ronida kuskile kõrgele. Kui sa tahad, issanda sõna järgi, absoluutselt ei pea seda. Ja see on Ameerika kohta täpselt seesama. Kui keegi tahab olla esimene, siis issanda sõna ütleb nii. Mitte teistmoodi, et me, ütleme nagu õpetuse sõnad, et röövime seda kallist vara kokku ja saame esimeseks ja teeme kõik selle nimel, et meie oleksime esimesed, teisi natukese takistame kõiges selles elus, et meie peame olema need esimesed. Ja nüüd on niimoodi, et kui keegi tahab olla esimene, siis olgu ta viimane. See on nagu vastuolu meie mõtlemisele, olgu kõikide teenija. Ta võtab siis ühe lapse, pani nende keskele seisma, kaisutas lasti, ütles neile, et kes võtab siis ühe niisuguse vastu minu nimel, võtab vastu ka minu läkitaja. Kallid, ma saangi aru, et heal juhul, kui meie, kes me oleme siin Jumala kojas ja kes me oleme Jumala omad, kuivõrd võtame seda sõna vastu, et olla see teenija ja see viimane, siis on päris hästi juba. Siis on juba tegelikult päris hästi. No maailmast ei tasu rääkidagi, sest et see mõtteviis on täiesti, teistsugune. Aga täna lihtsalt ütlen, et issand õpetab meid just sellisel moel. Ja Luuka evangeeliumist võtan veel 9. peatükist ühe sellise variandi, kui Jeesus ütleb seal Luuka 9:48 ja salmi lõpuosa, ütleb nii. Sest väiksem, kes on väiksem teie seas on, see on suur. Sest kes on väiksem teie kõikide seas, see on suur. No ma ei tea, ma mõtlen niimoodi, et ma ei mõtle praegu kasvult ja vanuselt, ma ei mõtle nii, ma mõtlen praegu nagu vaimulikus mõttes. Meil ei ole praegu seda väikest me keskel, ma ei tea, uut pole jumal niisugust saatnud, aga oli väike Helga, osad mäletavad seda väikest Helgat. Silmad vaatasid kõõrdi, pool pimeda oli, kepiga ta tuli, aga ta oli niisugune väike armas Jumala laps, armastas väga, väga tegelikult issandat. Ta tuli sageli, tuli jumalateenistuse lõpus, tuli palvesse, teised olid juba pahased, et raiskab jälle aega, läheb sinna, et saaks juba minema minna, minge minema, eks, kui te peate seda aja raiskamiseks. Aga ta oli minule, oli ta tegelikult kinnitus. Ma mäletan, ükskord mõtlesin, kutsusin üles, et kes tuleks evangeeliumi kuulutama. Ainult tema tuli, ütles, et Toivo, mina tulen. Okei, kahekesi hakkame. Tead, ja sellepärast on see niimoodi, et kallid, see väiksem on suurem, me ei tea, Helgake on taevas. Kui suur ta tegelikult seal on, sest väiksem on suurim. Ja sellepärast, aga issand räägib seda tõemeeli. See ei ole mitte, see ei ole selline, kuidas ütelda, see ei olnud teeseldud alandlikkus. Me suured oskame teha alandliku näo pähe ja ütelda, et sinu see alandlik sulane ja kummardavad seal ees ise uhkust täis punnist. Et inimesed käituvad täpselt niimoodi. Aga see väikene käitus täpselt niimoodi, nii nagu ta tegelikult oli. Ja sellepärast, kallid, lihtsalt see väikene on tegelikult on suur. Ja sellepärast täna ma tahan lihtsalt, et me ei oleks petetud, et suured asjad meid ei petaks, et suured jõud meid ei petaks. Sest et suured sõjalised jõud on meid petnud. See oli aastal 2010, kui ma just mäletan, et tsiteerisin neid lugusid, et kuidas me pääminister ja president pole nii kindlat ja head olukord olnud, kui me praegusel hetkel oleme, et meil on kõik suuremad jõud, mis meid kaitsevad ja kõik, mis asjad on. Aga on vaja ainult 4 pidalitõbist, et need suured laiali jookseksid. Ja ainult 4 pidalitõbist, kes vitsivad püsti tõusta ja kõndima hakata. Ja sellepärast vaenlase väed põgenevad. Ja sellepärast, kallid, me oleme näinud, et kuidas siit ära lähevad. Ütlevad küll, et üks rakett on vist kuskil nursis maha maetud veel, aga et kõiki ei saanud kaasa võtta, ei viitsinud vist. Aga vahet sellega, kuidas nende asjadega on. Aga põhimõtteliselt oleme näinud, kuidas läksid kõik need asjad korjati kokku ja läksid. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et piisab ainult,
kui tegelikult tõusevad need väikesed tegelikult ja need suured jõud kaovad. Ja sellepärast tänane selline sõnum, ära ole petetud suurtest asjadest, ei vaimulikult, ei ajalikult, ei materiaalsetest, ei rahadest, ei sõjalistest, mitte mingisugustest suurtest asjadest. Meil on üks suur tegelikult, keda me austame, keda me täna juba austasime ja see on meie issand Jeesus Kristus. Ja sellepärast, et ta tuli ka väiksena siia maailma, ta ei tulnud tähtsana siia sellesse maailma ja sellepärast aidaku meid Jumal. Me ei suuda seda teha, ma ütlen, et vaata, nagu Jeesus ütleb sedasi, et kuidas taevariigis saab suur olla. Mattiuse 5. peatükis on see sõna väga selgelt öeldud meile, eks. 5.17 hakkan lugema. Ärge arvake, et ma olen tulnud tühistama seadust või prohveteid, eks. Ma ei ole tulnud neid tühistama, vaid täitma. No ütleme, et Uue Testamendi ajal on küllalt neid ja tahmistest Vanast Testamendist. Jeesus tuli täitma Vana Testamenti, seadust ja prohveteid. Kõik pidi täide minema ta elus, mis ette kuulutatud asjad. Ei ole tühine see Vana Testamendi pool, see on väga hea pool. Ja nagu ilmutuse raamatust täna lugesin, et ilmutuse raamatu needused ka tulevad, me vahest tahame ütelda sedasi, et kõik needused on ära tühistatud, ei, need viimane raamat tõstab needused hopsti jälle ülesse. Täiesti võimalik, kui me Jumala sõna vastu eksime ja ei pea sellest nagu tõeliselt lugu. Tõesti, ma ütlen teile, ükski täpp ja ükski kriips ei kao seaduses seni, kuni taevas ja maa püsivad. No kas püsivad? Noh, maa me jalge all, vaata üles taevas ka veel, eks, püsivad. Ja sellepärast on see niimoodi, et midagi ei kao. Kõik, mis peab sündima, kuni see kõik on sündinud, eks. Nii on sõnas väga selgelt öeldud. Ja siis on öeldud 19, sest kes iganes nendest käskudest ka kõige pisema tühistab ja seda sama siis tegema õpetab teisi, seda ütlekse kõige pisemas taevariigis. Vaata, kus huvitav asi. Ise astud kuskilt üle, no üksinda ikka nadi olla, tead. Teine ka teeks selle asja, siis meil on juba 2 tükki ühel meelel koos. Ja see on tüüpiline, see on nii tüüpiline, et see nagu Jeesus paljastas selle asja ära sedasi ka, et inimesed kardavad nagu üksi olla ja ka oma üleastumises otsivad kaaslasi. Aga kes selle järgi teeb ja õpetab, seda ütakse suureks taevariigis. Ja sellepärast, kallid, täitsa, kuidas ütelda nii lapsikult, julgustan sind selle koha pealt, võta lapsikult seda sõna, sest issandale meeldivad lapsed, saa lapseks. Ja sellepärast, kallid, ma mäletan, need olid meie liidu ühed missioonipäevad või mis need olid, suvepäevad õigemini vist olid mis siin Võrus olid, eks, ja kunagi ammu. Ja mina tegin ühte seda palvet siin selles Jumala kojas ja lugesin seda ilmutuse raamatut, kus palved lähevad taevasse, kuidas vastused tulevad ja välgud asjad. Keegi pärast mõtles, et Toivo, sa nii lapsikult võtad seda sõna. Sa nii lapsikult võtad, aga ma just nii lapsikult võtangi seda, sest sõnas on kirjutatud neid asju. Et meie palved lähevad sinna ja vastused tulevad sealt. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et meil on suur tegelikult Jumal. Ja ära häbene tegelikult võtta. Kui sa usud nii, nagu kiri ütleb, siis su ihust voolavad elavaga jõed. Kui sa ei usu, ei voola, midagi teha tegelikult ei ole. No nii, nüüd on Mattiuse 20. peatükk, järgmine koht, kuhu jõuan. Ja seal on üks selline ka lõik nähtavasti 20-28, millele tasub tähelepanu pöörata. Ja Mattiuse 20 ja siis nagu nimetasin ka 20, jah. Ja seal on Sebeduse poegade ema koos oma poegadega. Ja tahavad saada kuningriigis kohtasid, üks paremale, teine vasakule käele. Jeesus ütleb, et ei või juua seda karikat, ütleb, et joome küll. Aga tema ütles siis 23, küllap te joote minu karikast, kuid istuda mu paremal või pahemal käel ei ole minu anda, vaid see antakse neile, kellele mu isa on selle valmistanud. No nii. Ja siis kõikide nende meel läks pahaseks, sellepärast, sest kõik tegelikult vaatasid, et kui selline küsimus oli, nad oleks ise tahtnud neid kohtasid saada. Ja 25 salm nüüd Jeesus õpetab, sest Jeesus on meie õpetaja. Jeesus kutsus nad enese juurde ja ütles, te teate, et rahvaste valitsejad peremehetsevad nende üle ja suured meelevallatsevad nende kallal. Kallid, praegusel hetkel toimub siin selles maailmas meelevallatsemine, mida nad tegelikult teevad. Nad teevad seda kavalalt, nad jätavad nagu muljet, nad nagu mingid õiged asju ajavad, aga nad peremehetsevad, nad meelevallatsevad, sest et issand paljastab, ütleb, et see niimoodi tegelikult on siin selles maailmas, see täpselt niimoodi on. Vähe on, võiks ütelda, neid juhtisid, kes on niisugused teenijad.
vähe on neid juhtisid, noh, neid tuuakse vahest ka välja, tead, et mõni president, kellel tühjagi midagi ei ole ja elab väga lihtsalt ja sõidab lihtsa autoga või tead, ja no on erinevaid, et pole uhket kellegi käe peal, eks. ja noh, ütleme, et tuuakse neid asju välja, aga üldiselt on see niimoodi, et noh, need uhked elavad oma elu ja peremehetsevad ja meelevallatsevad. Nõnda ei tohi see olla teie seas. Kui siis iganes, kes tahab saada suureks, eks, olgu teie teenija. Ja kes iganes teie seas tahab olla esimene, olgu teie sulane. Ja Jeesus ei tulnud ennast laskma teenida, vaid tuli hoopis andma oma elu lunaks paljude eest. Ja sellepärast, kallid, täna tuletan seda meelde, et vaatame selle elu peale niimoodi, et no kuule, kes on teenijad ja kes on need peremehetsejad. Vaatame selle peale, et kes kuidas nagu räägib ka, sest vaata, suu reedab tegelikult kõige rohkem, et milline on meie süda. Sest suu, noh, ütleme, toob välja, loe õpetuse sõnu, tead, kuidas suu tegelikult toob välja. Kes on kiired sõnaused pilduma ja sellepärast on see nii, et ja kes on tegelikult oma sõnades nagu tark ja tagasihoidlik ja ei anna neid tühje lubadusi ka, kes täidab tegelikult oma sõnasid. See on ju väga selgelt, on Jumala sõnas meile need asjad toodud väga selgelt välja. Nii et aidaku meid Jumal, et me, täna mul see soov on see, et me tunneksime ära, mis siin selles maailmas, noh, ütleme, et nagu toimumas on, et miks nad sellised on. Seal oli, ütleme, Apostlite teod 8, võtan järgmise sihukese koha, lihtsalt need erinevad pildid, oli Samaaria vist nähtavasti see koht, eks, ja seal on keegi nõid, kes Philippus läheb sinna Samaariasse ja siis on niimoodi, et ja Peetrus ja Johannes tulevad ka ja seal on üks nõid Siimon ja siis see tahab seal raha eest osta endale seda Jumala andjat, käte peale panemise kaudu saaks seda väge, mida saada on. Kallid, noh, ütleme, on variandid, noh, ütleme, et seda antakse nagu sellises mõttes edasi. Tema tuli seda rahaga ostma, no väga karmi vastuse saab, hävigu su hõbe koos sinuga, et sa arvad, Jumala andi saavad siis raha eest. Aga vaata, mis oli see tema lugu, teda tegelikult peeti suureks, 80 öeldud, ja kõik olid ta mõju all, pisikesed ja suured, ja ütlesid, sest see on Jumala vägi, mida ütlekse suureks. Vaata, see suurus oli selline asi, et ta tundus tegelikult nagu selline suur olema. Vaata, huvitav lugu on see on Võruga ka nii. Paulus kirjutas kirjasid, sa oled suur ja vägev, kui sa kohale tuled, sa oled väike, tead, ja noh, niisugune armetu tegelikult tundud, vast peksa saanud ka nagu sinine veel, eks, ja kõik tuled sedasi. Ja inimesed olid nagu selle vahel. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et ega põhimõtteliselt see täpselt niimoodi ongi, kallid, et me näeme sedasi, et inimesed nagu, noh, ütleme, kummardavad suuri, aga tegelikult seda tegelikult olema ei pea. Me näeme sedasi, et ega Pauluse idee ei olnudki olla suur. Idee ei olnud olla suur. Ta ütles, et ma võiks ja me võiksime. Aga see ei olnud tegelikult tema eesmärk. Inimesed ise tegelikult, noh, tõstsid nagu sellesse positsiooni. Sellepärast ärme tõstame mitte kui kedagi. Meil on üks Jumal, mitte kedagi ei jumalda. Me nähtavasti vist eesti keeles ei tarvita, kui sa tarvitad, ära tarvita sa sõna, et ma jumaldan midagi. Sul on ainult Jumal, keda jumaltada võid, eks, aga et osad tarvitavad igasuguse tühise asja koha peal, mingit toitu ka jumaldavad. Tead, ja sellepärast on see nii, et ei tohi seda valesti nagu tarvitada, sest Jumal jääb Jumalaks. Ainukene suur ja kõige suurem, kuningate kuningas. Abrahamile juba tõotatakse seda, et kuule, et teeme sinust suure rahva. No millal ta suureks rahvaks sai? Ja üldse suureks sai, kes tegi selle suureks, on Jeesus. Sellepärast, et see, jah, rikkused kasvasid, meie vaatame nagu selle peale, et see on juba äge, et tal oli ja tead, ja rahvaarv kasvas ja riigid olid ja riigid hävinesid ja kõik asjad olid, eks edasi. Aga see tõeline suurus, millega õnnistatakse kõiki maailma rahvaid, on nimi Jeesus. Noh, ja vaata, ja see on see tõeline suurus ja tema on kuningate kuningas, tema on isandate isand, see asi jõuab sinna välja. Meie loeme Vana Testamendi, saaks osa nendest Abrahami õnnistustest. Oleks nagu parem auto mul selle tõttu, eks tead, et ma nagu saaksin seda värki. Saa osa sellest õnnistusest, mis on Jeesuses. Ja sellepärast, et vaata selleni tegelikult pead nagu välja jõudma. Me takerdume tegelikult kuskil nagu väga kergesti nagu kuskile poole peale. No ütleme, et sellest suurest nõiast seal rääkisime, kes sai paraja sellise õpetuse seal Peetruse käest. Aga nüüd on näiteks, et Apostlite teod 19, Artimise selline suurus on ohus, sest et Paulus oli seal, ärkamine oli Efesoses, inimesed põletavad oma nõiakunsti raamatuid ja siis on nii huvitav lugeda sedasi, et nad on seal koos
19:27 nad väljendavad sedasi. Ja nõnda ähvardab põlu alla sattuda mitte üksnes see meie tööala, vaid ka suure jumalanna Artemise tempel ja mida ei peeta enam millekski ja tema suur ülevus, mida ehkki teda kogu Aasia seal kummardab ja kogu ilmamaa. No ütleme, et on mures selle suuruse langemise pärast. Ja teate, kui äge on veel üks salm, mida siit on lugeda, on 32 salm. Ühed karjusid üht ja teised karjusid teist, sest rahvakogu oli segaduses. Suure mulk ei teadnudki, mis jaoks nad olid kokku tulnud. Kallid, ma ütlen, et vaata, niimoodi võib olla rahvas koos, nad ei tea miks. Kas sa tead, mille pärast sa täna siin oled? Et see on selline, et või see on lihtsalt selline mingi harjumus veab sind kohale, et sa oled sedasi, tead, et siis sellepärast käid ja kallid, see on selline lugu, et täna ma tahaksin, et me meeleuuendus oleks selline, et me teaksime, mida me teeme, miks me oleme, kes me oleme, mida me taotleme, mida me usume, sest ma tean, kellesse ma usun. Ja sellepärast, kallid, aga me näeme sedasi, et see maailma rahvas on selline ja sellepärast on niimoodi, vaata, taevast on välja visatud kõik kurjus ja halb. Vaata, seal seda ei ole. Sest et vaata, kui saatan tegi vastu aku seal, tõusis taevas sõda, koos oma 3. inglitega visati ära. Ja nüüd on niimoodi, kui meie otsime sellest maailmast tarkust, siis me sobrame tegelikult selles langenud tarkuses. Meie tarkus tuleb ülevalt. Ja sellepärast on niimoodi. Ja nii kui me püüame siin, et otsime siin selle kõige targema variandi välja, nii me sobrame tegelikult selles langenud tarkuses, mis ei ole mitte tarkus, mis on kõrvaldatud. Ülevalt tulev on puhas korraseks, ülevalt tulevad mõtted, ülevalt tulevad teed. Vaata, neid asju tegelikult tuleb igatseda. Ja sellepärast on see niimoodi, et meil on üsna raske, et kui me hakkame väga palju neid uudiseid, kui me hakkame kõike seda nagu väga uurima, mis siin ümberring on, me tegelikult sobrame selles, mis on see langenud asi siin selles maailmas. Milles võib olla seda juba ülevalt tulnud kellegi kaudu. Aga ma ütlen, kõige kindlam on, mine ise salajasse kambrisse, küsi issanda käest. See on kõige parem variant, sellepärast, et vaata, ei ole mitte kedagi ei ole vahele vaja. Ei ole ühtegi tegelikult õde enda vaja. Ei ole abikaasat ka vahele vaja. See ma sageli vaatan sedasi, ma teen jutlust ja kui ma talle midagi ära paotasin, ma vahest, lihtsalt on niisugune hea jutt, tead, et juba tuleb, tahaks rääkida kellegile. Ja räägid ära. Ta räägib juba poole maha mul, mingisuguste oma mõtetega, teise nurga vaatab, ütleb, see on nii ja see on naa ja siis oledki juba nagu kahtlemas selles asjas, siis mõtled, jumal aita suud pidada pühapäevani, et ma saaks jutluse ära pidada, rääkima pärast, mis tahab, tead. Aga see on nagu selline moment, et sa leiad sedasi, et kõige parem on tegelikult on see, kui sa saad ise kahekesi, mine salajasse kambrisse, mitte kedagi kaasa ei võta. Ülempreester läks kord aastas, üksinda läks sinna, eks, ja mitte kedagi ei pidanud olema, jumal rääkis seal ja sellepärast on kallid, need on nii hinnatud tegelikult hetked ja asjad, kui sa saad olla selle suurega koos ja mitte keegi tegelikult ei ole nagu vahele segamas ega seda asja kuidagi nagu rikkumas. Jumala kartus on suur tuluallikas, kui see on seotud rahuloluga. Kui see on seotud rahuloluga, kas me oleme rahul sellega, mis meil on või me kogu aeg tahame midagi muud? Ole aus praegusel hetkel. Kas sa oled rahul sellega, mis sul praegusel hetkel on? See on mingi kõrvetav häda, et naabril on rohkem ja teistmoodi või ilusam. Paranda meelt selle koha pealt. Siis on see suur tuluallikas sulle, kui sul on rahulolu. Aga vaata, see on nii kerge tegelikult on tulema see, et see rahulolu kaob ära, sest sa vahid ringi, sa vaatad ikka, mis on teistel, sa vaatad, mis on teistel riikidel ja teised riigid meelitavad. Oi, kuidas nad meelitavad, et seal on parem ja et alati see tühjaga üldse nii ei olegi, tegelikult on nii. Ja veel tõsised hoiatused, Peetrus ütleb sedasi, Jumal paneb suurelistele vastu ja sellepärast on see, kui ma täna räägin sedasi, et vaata need sellised suuruse ohud, et me ei oleks suurte poolt eksitatud. Kui mingi vale suur asi meid tegelikult kuidagi nagu haarab, siis juhtub üks selline väga paha tegelikult lugu, et Jumal saab meie vastaseks, sest tema paneb suurelistele vastu ja ta ei häbene seda mitte midagi teha. No nii, uuendame meelt õpetuse sõnad 1. peatükiga. Ja see on nii tõde kui tõdega praeguse aja kohta. Algus on lihtsalt julgustused, kui kasuks see Jumala sõna tegelikult on. Aga ma hakkan 10. salmist. Mu poeg, kui patused sind ahvatlevad, ära nõustu. Kui nad ütlevad, et tule meiega valitseme ja luurame süütut verd ilma põhjuseta, neelame neid otse kui surmavald.
13 lõpeb, täidame oma kojad saagiga. Ja sellepärast on see niimoodi, et valdavalt on, ütleme, toimub siin selles maailmas on selline, et toimub kaasahaaramine. Toimub riigijuhtide kaasahaaramine, toimub selles, et nad tuleksid tegelikult nendesse afääridesse kaasa, kus niimoodi elatakse ja käitutakse. Ei ta liisku meie keskel, olgu meil kukkurühine, tehakse need ühised kassad ja värgid, eks, aga siin on tõsine hoiatus, ära mine nendega seda teed, hoia nende jalg nende radadelt, sest nad jooksevad sinna kurja poole, tõttavad verd valama ja siis on nii, et nad tegelikult varitsevad oma enese hinge, mis siin on öeldud, ja ega üks, kes ahnitseb kasu, sellelt võetakse tema hing. Nii et väga tõsine nagu selline hoiatus ja on vaja tähele panna seda, mida me täna oleme siin teinud. Et tarkus hüüab tänavail ja püüab tegelikult nagu vahele saada. Tuleb pöörduda tema noomimise alla. Lasta Jumala vaimul voolata ja seal 23 salm. Ja et siis need sõnad saaksid meile teatavaks, mida Jumal on rääkinud. Ja sellepärast kiitus Jumalale. Ja kui sa siis ütleme, kardad issandat ja kuulad teda, 33 salm, aga kes mind kuulab, võib julgesti elada, olla muretu, kurja, kartmata. Ja sellepärast meie variant on tegelikult elada siin selles maailmas just sellisel moel. Õpetuse sõnad 29.4 on väga tõsine ütlemine, ma ei hakkagi lahti tegema, olen vast õieti kirja pannud. Pistise võtja laastab maa. Aga alati tullakse rahadega. Kõik need riigid, keda praegusel hetkel laastatakse, kõigepealt tulevad, tsiparikkamad, tulevad oma rahaga, ostetakse need juhid ära, ja maa lastatakse. Aga Salomon teadis juba seda, et see nii käib. Kui keegi tuleb rahaga ostma, tuleb lihtsalt, et ma annan pistist selleks, et need asjad oleksid, siis ta tuleb sedasi selle eesmärgiga, et tegelikult need paigad saaksid lastatud. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et see on Jumala sõna tõde. Ja nii, et aidaku meid Jumal. Nüüd võtame õpetuse sõna 6. peatüki, selle teen küll lahti, sest et vaata, uuendame meelt ka nende sõnadega, siis me tunneme ära, mis siin ilmas toimub. Kõigepealt loen salmid 12 kuni 15 on mul märgitud siin, jah. Kõlvatu inimene, nurjatu mees käib vale suus. Pilgutab silmi, annab jalaga märku, viitab sõrmedega. No ma ei hakka ütlema, kellel on oma käemärgid. Osad taipavad, kellel on oma käemärgid. Omad koputused ja osadel on. Nurjatutel on need asjad olemas. Aga Salomon teadis seda lugu. Kõlvatu käib just niimoodi, käib vale suus, pilgutab silmi, annab jalaga märku, viitab sõrmedega ja ta südames on kavalus ja ta kavatseb kurja. Ja ta külvab alati riidu. Ja ütleme, et vaata, see on siin selle, ja kes, kes vendade vahele külvab riidu, tead, Jumal on väga vihane nende asjade peale. No nii, ja siis on nende kohta on öeldud, et nendega juhtub selline asi, seepärast tuleb tema õnnetus äkitselt, ta murtakse silmapilksed ja ei ole abi. Ja ühegi õela surmast me rõõmu ei tunne. Meil on hea meel, kui õel parandab meelt. Saate sellest asjast aru. Ja sellepärast me näeme sedasi, et praegu on olnud praeguses ajas, kus on neid õeled on murtud äkitselt. Ja meil on veel matus tulemata, eks. Aga põhimõtteliselt on see niimoodi, et see tuleb äkitselt. Ühel hetkel on niimoodi, et ei oska ära seletada, miks see praegusel hetkel juhtus. Aga nii need asjad juhtuvad. Ja neid 6 asja vihkab issand. Jah, 7. hingele jäledad, nüüd loen edasi seda lugu, eks. Mis on jäledad? Ülbed silmad, valelik keel, käed, mis valavad süütut verd, süda, mis sepitseb nurjatuid kavatsusi, jalad, mis jooksevad kiiresti kurja poole. Ütleme, et vaata, kes teevad asju kiiresti. Mõned on niimoodi, ütlevad, et ma ei saanud enam. Ma nüüd tegutsen. Ma ei teinud kiiresti. Ma oleks pidanud võib-olla ammu tegema midagi, aga ma ei teinud, sest ma ei ole see, kes ma kiiresti asju teen. Aga mõned on niimoodi, kes kiiresti tegelikult teevad. Valetunnistaja, kes väidab valet ja siin ongi need see ka ja see, kes külvab riidu vendade vahele. Ja sellepärast, kallid, need asjad tuleb tähele panna, et kes mida on tegemas. Ja kallid, sellepärast on see nii, et võta sa Venemaa, Ukraina vennad, võta sa Lähis-Ida vennad, kõik Abrahami lapsed. Ja kes külvab riidu vendade vahele. Need on
jumalale jäledad tegelikult ja sellepärast on, jumal vihkab neid. Need on talle jäledad, kõik need 6-7, nii nagu siin olid, sellisel moel öeldud. Ja sellepärast, kallid, ma ütlen, et vaata julgelt Jumala sõna kaudu seda, mis toimub siin selles maailmas. Ära roni valesse kampa, lihtsalt nagu sellises mõttes midagi nagu tagant kiitma. Tead, alandu selle Jumala tõe ees ja võta see tegelikult niimoodi vastu. Ja sellepärast ma ütlen, et siis see on tegelikult meile nagu selliseks tõeliseks õnnistuseks. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et näed, sain nagu selle käsu. Ega tead, ütleme, et selliseid jutlusi kõige meeldivam pidada ei ole, aga sain issanda käest väga selgelt, räägi julgelt homme neid jutte ja nüüd on räägitud, amen. Tõuseme ja oleme palves. Isa, me täname sind, et võime praegu olla siin sinu ees ja jutt räägitud ja annan ka selle sinu kätte. Praegu, isa, ma palun seda, et igaüks me võiksime mõista nagu õieti. Jumal, sa näed, et osa on nagu mõistu räägitud. Nii nagu sina rääkisid mõistu ka ja omavahel olles oma jüngritele rääkisid vahest täitsa otseselt ja selgemalt lahti. Aga isa, ma tänan sind, et ma usun seda, et kellele sinu vaim ilmutab asju praegusel hetkel, siis me võime mõista seda head ja kurja, mis on siin selles maailmas. Võime ära tunda seda, kus on juba metsaline tegelikult nagu tegutsemas ja oma märke näitamas. Ja võime näha sedasi, et kus ollakse teenimas, kus ollakse müümas, kus ollakse valmis andma, et issand, sina oled tegelikult andja. Isa, me täname sind, et sa oled täna meelde tuletanud, et me peame vaenlast armastama. Olema valmis oma kuubesid ja särkesid andma ja laenama ja tagasi lootmata ja selliselt siin selles maailmas elama. Isa, me palume seda praegusel hetkel, et me seda suudaksime, seda oma õdede ja vendade vahel ja et me suudaksime seda ka maailmaga. Jumal, me täname, kiidame, ülistame sind, et sa oled rikas isa tegelikult meie kõikide jaoks. Ja isa, ma tänan sind, et ja sa näed sedasi, et see, mida ma olen rääkinud, see on suurem kui mina ja sellepärast, isa, ma vajan samamoodi, et ma suudaksin niimoodi elada, nii nagu su sõnas on täna siin räägitud, mida me oleme lugenud. Isa, me täname sind, et me võime lihtsalt seda armu praegusel hetkel paluda. Ja kallis püha vaim, ma lihtsalt usaldan sind, et aita meid siin selles maailmas praegusel hetkel, eriti hoiduda nendest ka vaimulikest eksitustest, mis on siin selles maailmas. Et meid suured asjad ja asjad ei oleks eksitamas, vaid issand, et me alati teaksime, kus on meie suur issand ja me tuleksime sinu juurde. Isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle Jeesuse nimel. Amen.